Tere! Avaliku esinemise üks põhitõdesid on, et ära kunagi alusta vabandamisest, et sul oli ettekande tegemiseks liiga vähe aega. Mul on olnud aega selle ettekande tegemiseks 13,5 aastat. Ja kui ma seda ettekannet ette valmistasin, siis ma sain aru, et ma ei jõua eladeski kõik ära rääkida, mida mul oleks öelda. Nii et Jevgeni annab mulle märku, kui ma hakkan liiga palju rääkima. Tegelikult ma ikkagi natukene fokuseerin oma juttu, ei räägi kõigest, mis pähe tuleb ja meelde tuleb. Minu esimene päris teadusartikkel, millel oli ka päris klassifikaator, mis läheb doktoriõpingutes arvesse, oli teemal ühiskonna teenimine regionaalsetes kolledžites ja ühe õppekava arenduse näitel. Aga me ei teinud seda ühe õppekava näitel, vaid võrdlesime kahte hästi erinevat õppekava. Üks oli siis Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži väikelaevaehitus ja teine oli Tartu Ülikooli Narva kolledžis nüüdseks suletud õppekava kohaliku omavalitsuse korraldus. Ja loomulikult me tahtsime aru saada, et kas on midagi erinevat, kas on midagi sarnast. Ja aluseks võtsime OECD sõnastatud 3 dimensiooni, mis tegelikult kehtivad terve ülikooli kohta. Et see ei ole nüüd see, et mis on ülikooli rollid ilmtingimata, et esimene, teine, 3. roll, vaid ka ühiskonna teenimist saab lahterdada 3 riiulisse. Ehk siis ühiskonna teenimine läbi teadustöö, läbi teadmiste loomise, siis ühiskonna teenimine läbi õpetamise ja õpetamine võimalikult laias tähenduses. Ja siis on ühiskonna teenimine läbi kõige muu. See muu ongi kõige õigem sõna, kui mitte kasutada sõna sulla-pulla ja nii edasi. Nüüd kõiki neid 3 riiulit saab täita ka puhtalt regioonile mõeldes ja mõeldes siis nendele regionaalsetele kolledžitele. Ehk siis teadmise loomine regioonis, teadmiste ülekandmine, õpetamine regioonis ja kõik kogukonnale suunatud tegevused, mis pole täiesti otseselt seotud meie põhitegevusega. Ja ma nüüd nendest natukene räägingi. Esimene on siis teadmiste loomine. Ma ei jää selle juurde väga pikalt. See on loomulikult teadustöö, mis on alati ühiskonna teenimine. Regionaalse kolledži puhul on see ilmselgelt regioonile suunatud uuriv tegevus ja tuleb tunnistada, et ega regionaalsed kolledžid ei ole just Eesti teaduse lipulaevad sõna otseses mõttes. Me teeme sellist asja, mille eest ordeneid antakse harva, aga on vajalikud just sellele regioonile. See on siis nii teema mõttes kui ka selle detailsuse taseme mõttes. Meil on loogilisem ja loomulikum teha rakendusuuringuid ja tegelikult ka meie üliõpilaste tööd. Asutada isegi mingisuguse üksiku aine kodutööd on mõnikord selles kontekstis regioonile suunatud teadmiste loomine, lõputöödest rääkimata. Siinkohal tegelikult ma tahaksin juba sisse tuua ühe sellise mõtte, mis hakkab edaspidi korduma, ehk siis nagu partnerite kasvatamine või selline sõltuvussuhte tekitamine. Näiteks üliõpilaste lõputöödega on loomulikult on näiteid kohaliku omavalitsuse korralduse erialast, millest ma ka juba mainisin, et see teadustöö oli ja mille programmijuht ma olin, et arusaadavalt ma tunnen seda teemat kõige paremini. Üliõpilastööde puhul ja lõputööde puhul me väga sageli kutsusime lõputööde kaitsmiskomisjoni praktikuid, ehk siis juba tekiks milline seos kogukonnaga, arvamusliidritega, selle valdkonna spetsialistidega. Mõnikord hästi kavalalt kutsusime teistest ülikoolidest või teistest teaduskondadest
inimesi ka retsensentideks. Kindlasti üks eredam näide on ühe ülikooli rektor, kes oli selle eriala lõputöö, ehk siis rakenduskõrghariduse lõputöö retsensent. Ehk siis, miks see vajalik on? Need samad inimesed saavad meiega juba natukene tuttavaks ja nad kõige ületaval kohal võivad poetada paar toetavat sõna meie kasuks. Ehk siis see ei ole planeeritav, aga seda mõnikord juhtub. Nüüd kõige tihedam tekst tuleks nüüd selle slaidi juures ja ma sain aru, et see on täiesti võimatu seda kõike ära rääkida, millised detailid kõik järjest meelde tulevad õpetamisega seoses ja kuidas regiooni teenimine õpetamise kaudu või õppekava arenduse kaudu toimida saaks. Nii et ma olen juba otsustanud, et selle juba panen ka kirja, et ma ei suudaks praegu eladaski kõiki neid detaile meenutada. Nagu ma mainisin, et õppekava arendus ja õppekava arenduse puhul, kui me siis Kuressaare väikelaeva ehitusega võrdlesime, selgus selline meie põhiline tähelepanek oli see, et õppekavasid regionaalsetes kolledžites avatakse kas selle regiooni väga suure tugevuse ärakasutamiseks või mingisuguse nõrkuse leevendamiseks. Kui vaadata 20 aastat tagasi või natuke rohkem, et miks Narva kolledž loodi, siis ütleme nüüd, et me igapäevaselt töötame selle nimel, et meid ei oleks vaja. Ehk siis me töötame selleks, et oma regiooni teatud nõrkusi leevendada ja parimatel hetkedel võib-olla need hoopis tugevuseks pöörata. Aga ma mõtlen seda täiesti tõsiselt. Me töötame iga päev selle nimel, et meid ei oleks vaja. Eesti on nii väike, et Narva kolledžit ei tarvitse olla igavesti vaja ja see ei ole traagika, see on asjade võib-olla ka loomulik käik. Ja selle nimelt tasub pingutada. Siis õppekava arenduses me peame arvestama, mis on meie regiooni eripärad. Näiteks suhteliselt suur tööpuudus, väga paljud üliõpilased veel rohkemad kui ülikoolis keskmised töötavad samal ajal õppimisega. Väga paljudel üliõpilastel on oma pere, nii lapsed kui ka haiged vanaemad ja me peame olema oma õppetöös hästi paindlikud. Ja üks paindlikkuse näitaja on ka see, et me oleme tõesti e-õpet või e-tuge hästi oluliseks pidanud. Ja kindlasti on oluline see, et suur osa meie üliõpilaskonnast on vene emakeelega. See tähendab seda, et meie õppejõud põhimõtteliselt kõik peavad valdama lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtteid. Ja see, mis Marek ütles, et maja on tellingutes, siis LAK-õppe üks põhimõte on ka tellingute loomine, scaffolding. Nii et me teeme kogu aeg neid tellinguid, parimad meist ja parimatel päevadel. Alati ei jaksa, see on ka inimlik vist. Loomulikult täienduskoolitus, aga ma tahaksin kindlasti rõhutada, et meie erialadega seotud täienduskoolitus on kõike nutikam. Mitte ainult sellepärast, et selleks on meil võimekus olemas, vaid ka sellepärast, et niimoodi me võib-olla leiame endale uusi tulevasi üliõpilasi. Sest see arvamus, et üliõpilane on noor, on juba ammu aegunud, üliõpilane on ükskõik millises vanuses. Ja sessioonõppes mul on väga hea meel näha, et ongi tõesti erinevas vanuses üliõpilasi ja see on ikkagi väga aegunud arusaam, et on üliõpilased ja siis on sessioonõppe üliõpilased. Ei, nad on kõik üliõpilased ja see, kui nad on erinevas vanuses, on terve sellele grupi dünaamikale ja üksteise õppimisele äärmiselt kasulik. Ma pean rääkima kindlasti töötajatest, nii akadeemilistest kui ka administratiivtöötajatest. Üks asi on need õppejõud, kes siin on põhikohaga tööl. Miks nad on siin? Kas nad ei saaks mujal hakkama? Küsitakse mõnikord. Aga need inimesed ei ole siit regioonist, kes niimoodi küsivad. Ta läks Narva kolledžisse või Kohtla-Järve Virumaa kolledžisse tööle sellepärast, et ta ei saanud Tallinnas hakkama. Jah.
suuremas kohas, suuremas üksuses sa saad keskenduda mingi ühe asja tegemisele, ühe või kahe üsna kitsa teemal aine õpetamisele. Kui ma vaatan ainuüksi neid aineid, mida mina olen õpetanud, siis see tähendab kogu aeg enese täiendamist ja ma tean, et kõik kolleegid on täpselt samas olukorras. Mitte keegi ei saa keskenduda mingile ühele lemmikteemale ja mitte teha neid asju, kus nad peavad ennast pidevalt arendama. Ma ei tea ühtegi kolleegi selle 13 aasta jooksul, kes ei oleks pidanud ennast pidevalt täiendama. Kõik täiendavad. Ja me oleme kõik sellised, nagu vanasti öeldi, laia profiiliga turulõksõppad või midagi mis sellist. Ja see on meie tugevus. Meie külalisõppejõud saavad ka päris hea kogemuse siit. Ma tean, et osad programmijuhid, sealhulgas ka mina, oleme pidanud külalisõppejõududele selgitama, et ei, sa ei hakka seda ainet vene keeles õpetama, aga ta ei saa ju aru. Aga millal see üliõpilane hakkab aru saama, kui sa enne talle seda võimalust? Aga mis ma talle räägin selle eesti keelest, kui ta ei saa aru, et siis ju aine kvaliteet kannatab, aga ei tohi kannatada. Ja siin tulebki see pidev enese täiendamine, nimetatud aine ja keeleõppe põhimõtete tundmine. Ja me peame aru saama, et need üliõpilased, kes on siia tulnud, nad on teinud väga teadliku otsuse teha oma elu raskeks. Teises keeles omandada kõrgharidust on ikka päris palju raskem kui oma emakeeles. Nii et öelda, aga ta ei saa ju aru, see on lihtsalt nõme. Me peame oma üliõpilastest kogu aeg lugupidavalt rääkima, sest nad on teinud väga vapra otsuse. Ja meie asi on neid selles võitluses toetada loomulikult. Üks asi, mis üliõpilasi veel puudutab, on see, et näiteks kohaliku omavalitsuse korralduse erialal me tegime reklaami siiski mitte ainult oma regioonis, vaid ka väljaspool. Eks me teeme ka praegu seda, aga praegu ma lihtsalt ei oska näiteid tuua, et tuleb reklaami teha ka potentsiaalselt just selle eriala üliõpilaste seas. Ja nagu ütlesin, et praegu töötavad ametnikud võib-olla saaksid olla järgmisel aastal meie tudengid, et selle loogika järgi. Ja siis oligi see, et programmijuht käis messilt messile ja kõik need linnade ja valdade päevad, need olid kõik reklaamiüritused. Tuleb leida see oma seltskond üles, sest ametnike seas oli ja on praegugi piisavalt palju neid inimesi, kellel ei ole vastavat haridust, aga oskaks seda hinnata. Ja päris kindlasti on üliõpilaskonna ja õpingute jaoks kasulik, kui üliõpilaste seas on lisaks vene emakeelega üliõpilastel ka eesti emakeelega üliõpilasi. Tuleb tunnistada, et mida rohkem on see niimoodi pooleks, seda väga sageli ei ole, aga mida rohkem on tasakaalus, seda rohkem võidavad mõlemad osapooled, sest päris sageli mõni eesti emakeelega üliõpilane kuskilt Jõgevalt või Peedult tulebki siia õppima, et lisaks erialale natukene ka oma vene keelt välja arendada. Ma olen küll ka neid vilistlasi näinud, kes on saanud diplomi kätte ja läinud vene keele kursustele, sest siin ta sattus lihtsalt eestikeelsesse keskkonda, otsule keelekeskkonda. Aga ta on vastastikku kasulik, kui ka vene emakeelega üliõpilased saavad oma eesti keelt arendada ja vastupidises suunas samamoodi. No ma ütlesin, et mul kindlasti ei tule kõik asjad meelde, mis selle slaidi juures tahaks rääkida ja oleks võimalik rääkida, ma lähen parem järgmise slaidi juurde. Nüüd on siis see muu. Esiteks, selle muu kohta on minu kolleeg Anna Markova teinud magistritöö. Lugege seda. Markova 2019. Selle muu juures, ehk siis need sotsiaalkultuurilised sullapulla üritused ja igasugused projektid, mis otseselt meie tööga ei seondu, milleks seda kõike vaja on.
mis kultuurimaja teil seal on? Teil on ainult üks džäss ja ma ei tea, igasugused üritused. Mis mõttes Põhjamaade maitsed ja värgid? Aga näiteks üleeile olin ma ühel üritusel, kus minu jaoks täiesti võõras inimene ütles püsti seistes mikrofoni sisse, et aga näiteks Narva kolledžis tehakse igasuguseid džässiüritusi ja mälumänge ja see nii hästi liidab kogukonda. Aga kogukonna liitmine on Narva kolledži missioonis ära mainitud, natukene teiste sõnadega. Ehk siis Narva kolledž loodigi osaliselt selleks, et seda kogukonda ühte liita. Ja ma ei räägi mingitest rahvuslikest lõhedest või midagi sellist. Ma räägin laiemalt. Ma räägin Väärikate ülikoolist, ma räägin lasteülikoolist, räägin, ma ei tea, tulevaste õpetajate väikestest mingitest õpetajaklubi või mis see oli. Siis oli lastevanemate akadeemia, siis olid mingil hetkel teatriõhtud. Väga sageli on olnud see, et mingi ühe konkreetse ettevõtmise taga on üks konkreetne inimene, kes seda lihtsalt fännab. Kas ta leiab selleks lisategevuseks raha või ta teeb seda lihtsalt fännluse korras, see on juba tema enda asi. Või kirjandusklubi või igasugused keele õppimise üritused. 13 aasta jooksul on neid nii palju olnud, et lugege Anna tööd. Vabatahtliku tegevuse juures ma tahan kindlasti mainida, et mitte kõik asjad, mida meie töötajad teevad suure entusiasmiga, ei ole ainult oma majas. Me käime ka lõpmatuseni rääkimas meediale erinevatest asjadest, mitte ainult oma tööst. Me teeme linnatuure, me teeme majatuure. See ei ole raha teenimise koht. See on jälle see liitlaste kasvatamise koht. Kui ma tegin lasteülikooli, siis loomulikult mitte ükski lasteülikooli õppejõud ei saanud tasustatud selle töö eest. Küll aga mõnikord pakkusin ja väga sageli võeti see pakkumine vastu, ma pakkusin linnaekskursiooni. Minu pikim linnaekskursioon oli Liia Hännile 5 tundi. Ehk siis, mis te arvate, kas see on nüüd hea liitlane? Muidugi on. Ja selliseid liitlasi me niimoodi kasvatasimegi, pakkudes midagi sellist, mida ei ole võimalik eurodesse üle kanda. Võib-olla oleks, aga see ei ole see on mingil muul skaalal mõõdetav. Ehk siis lasteülikoolis näiteks käisid inimesed, rääkisid oma jutu ära, said lastelt tagasidet ja siis lähen mina trenni, panen klapid kõrva, et kuulaks ööülikooli. Lasteülikoolist räägib, ehk siis Narva kolledžist räägib. Meil on vaja neid liitlasi, kes oleks meie poolt ja ütleksid paar head sõna, kui seda on väga vaja. Ja võt selliste tegevuste kaudu need liitlased tekivad. No tegelikult saab ka lihtsamalt. Saab ka mõnikord lihtsalt oma maja ruume pakkuda. Õnneks meil on ilusad ruumid ja kõik neid tahavad. Et headeks üritusteks minu teada me oleme ka tasuta ruume pakkunud ja see on vähim, mis me saame pakkuda. Ja see on ülilihtne, väga ei pea pingutamagi, peab lihtsalt jah ütlema. Ja ruumiplaani kirja raha. Jah, üritustest on juba juttu olnud ja ma kunagi ütlesin, et ma tahaksin, et Narva kolledžis oleksid intellektuaalselt erutavad üritused. Ehk siis mitte lihtsalt üritused, vaid tõesti sellised, mis kõnitavad kuskilt pealu sees. Ja ma mäletan, et see väljaütlemine oli juba päris palju aastaid tagasi, ilmselt kui me alles siia majja kolisime ja tegelikult on täpselt niimoodi läinud. Ma tegelikult tahan öelda ühe asja veel, mis ma eelmise slaidi puhul vist unustasin korraks inimeste kohta. Ehk siis need inimesed, kes siia tulevad. Lisaks lasteülikooli õppejõududele, Väärikate ülikoolide õppejõududele, külalisõppejõududele, oma õppejõududele, oma administratsioonile. See tuleb natuke selline halatoonis jutt. Nagu ütlesin, et siia ei tulda parema elu pärast. Siia tuleks midagi ära tegema. Need inimesed, kes Narva kolledžis kaua ei tööta,
nad ei ole lihtsalt siia oma olemuselt sobivad, et nad sobivad kuhugi mujale paremini. Nad tahavad ilmselt teha mingisugust ühte konkreetset asja ja mitte teha kõike seda muud, mis seda Narva kolledžit toetab. Narvas elades tuleb arvestada näiteks sellega, et kui ma läksin kolleegiga Tartusse mingile erialasele üritusele, siis ta palus, et ärme päris kohe ära sõida, et mul oleks vaja kaubamajast läbi käia. Mis asja, et nagu oleks nõukogude ajal Soomisse sattunud. Aga seal müüakse mingit sellist asja, mida Narvas ei müüda. Mul selle hetkel tuli päriselt ka pisar silma ja tegelikult, kui ma seda meenutan, mul tuleb ikka veel selline virtuaalne pisar silma, praegu ma lihtsalt ei saa endale lubada seda. Et nii ongi, kuidas oligi, et ta karma. Ehk siis siia ei tulda hea elu peale, seda enam on vaja hinnata neid, kes Narva kolledžis töötavad, õpivad, pingutavad rohkem kui võib-olla mõnes muus kohas. Ma ei taha teisi halvustada, aga loomulikult me oleme erilised. Aga milleks seda kõike vaja on? Milleks on vaja, et oleks elu väljaspool Tallinnat ja väljaspool Tartut ja palju lihtsam oleks, kui ei peaks regionaalseid kolledžid ülal pidama. Regionaalne kolledž oma olemuselt ükskõik millises riigis ei ole ratsionaalne otsus. Siin on nii palju selliseid asju, millele on võimalik hinnalipik külge panna, aga veel rohkem asju, millele ei saa hinnalipikut külge panna. Narva kolledžis, Kuressaare kolledžis, Virumaa kolledžis ei ole mitte midagi ratsionaalset. Aitäh!